õhtust alustame siis seda niinimetatud kevadist õhtut, väljast peaks teooriast kevad olema. Liidukesed küll laulavad, aga temperatuuri järgi eriti aru ei saa. Aga endiselt siis suurepärane aeg lugeda raamatuid ja ainult häid raamatuid tuleb lugeda ja meie siin oleme Kristaga jälle valmis teile väga näitada. Illustratsiooniks on ees hunnikute kaupa raamatuid, mida me teile siis järjest soovitame. Ja täna võib öelda, et teil on selline loodusteemaline, vähemalt pealkirjade järgi loodusteemaline õhtu. Vaatame, kui palju sellest loodusest alles jääb sellest õhtuks ja kui palju tegelikult sellest loodusest juttu on. Tere õhtust, Krista! Tere õhtust! Ja lisan omalt, et lugeda võib iga ilmaga ja peabki lugema iga ilmaga. Siis, et kevade poole kisub asi, aga lugemiseks ikka vast jätkub natuke aega. Ja meil on jah parajad hunnikud siin, aga veel on mingis mõttes õigus, et loodust on nendest kahes raamatus, millest me põhiliselt täna räägime ikka vägagi palju. Ja väga hästi kirjeldatud ka seal juures, kuigi väga erinev on see loodus tõesti. Nii et ma ei tea, millest me nüüd alustame. Alustame siis metsast. Alustame metsast. Mets on jah suur ja vägev ja paks raamat ka, nii et seal on nii loodust, kui on ka inimesi johtavad. See on nüüd üks autor, kellest sa oled peaaegu kõik raamatud välja andnud, eesti keeles kõik välja ühe või kaks. Ei, neid on rohkem veel. On veel rohkem. Ma vaatasin, et siin on Dublin on ilmumata ja siis... Island Awakening, Dublin, need on kokku Iirimaal ja siis on veel Saarud, mis tegelikult on üsna selle Forestiga koos ja tegelikult Venemaa teemalist vist ei anna aga ülejäänud asjad on jah antud praegu juba ja tundub, et ikkagi Rannekord on väga hästi Eestis vastu ja peab tunnistama tõesti, nagu ma eelmine kord, kui ma Pariisist rääkisime, et tal õnnestub väga elegantselt ühendada ajalugu väga loetavalt inimeste lugudega ja läbi inimeste lugude või nende kaudu ta räägibki ajaloost. Ta räägib ajaloost ja paikadest, sest need on alati mingi kindla paiga ajalugu. Ja seekord räägib ta siis paigast, mille nimi on New Forest ja seda sellepärast ei ole siin ka tõlgitud, et igal pool teda nimetataksegi mitte uueks metsaks nii palju, vaid just New Forest. See oli kunagine William Vallutaja jahiala, piiratud maa-ala Lõuna-Inglismaal, kus siis jah käis kuningas jahti pidamas ja kus valitses ka mõnes mõttes hoopis omamoodi režiim, kus talupidajatel olid oma õigused, kus olid polid, kes lahtiselt ringi jooksid. Ja see oli omamoodi riik riigis ja tegelikult on ta seda siiamaani. Seal on praegu teed ja rajad ja omamoodi kombed ja suguvõsad, kes on olnud seal juba enne William Vallutaja tulemist ja ikka on nende järeltulijad veel seal. Loodust hoitakse seal seni ajani, kuigi vahepeal on nagu igal pool mujalgi tehtud katseid metsakallale minna, aga õnneks on sellele suudetud vahele astuda. Ja ma olen ise tegelikult, ma ei ole seal sees käinud, aga kui ma olen käinud neid Cornwalli kultuurireise, siis ma olen väga mitu korda sealt mööda sõitnud. Ja juba eemalt on näha, aga sildid on üleval, et just New Forest seal ongi. Aga see raamat öeldakse, et see peaks käima koos Saarumiga. Saarum on siis tegelikult Salisbury ümbrus ja niisugune, nagu loetakse teda mõnes mõttes Briti kultuuri hälliks. Et võib-olla kõigis tuleks ka Saarum välja anda. Ja see raamat algabki William Vallutaja on just vallutanud siis Inglismaa, see tähendab, et normandid on tulnud, siin on 1999 aasta arv ja normandid on tulnud, võtnud osalt ära sakside maad ja osalt seadnud ennast sakside kõrval sisse. Ja selles esimeses osas siis, kus ta kirjeldabki seda, mismoodi need paikkondadest pärit inimesed on ennast sinna New Forestisse sisse seadnud, kuidas nende perekonnad põimuvad ja segunevad. Ja huvitav on see, et jah, siin ei ole otseselt nagu toodud välja seda, nagu oleks sakside ja normandide vahel olnud
niisugusel igapäevasel inimese tasemel väga suurt vaenu. Normanni ülikute teenistuses oli sakse, nende toimus vastastikune abiellumine, segunemine. Noh, seda oli tunda, et normannid pidasid ennast nagu kõrgemaks, saaksid vähem väärtuslikeks, juba alla surutuks. Aga algab ta just selle osaga, kus siis legendi kohaselt, see New Forestis pärast William Vallutajat, tema poeg, kellest oli saanud kuningas Rufus, et legendi järgi ta seal New Forestis tapeti noolega. Kusjuures tegelikult ei jää ka selles raamatus ei saa selgeks, kuidas see tapmine käis, kas see oli kogemata nii, et nool tegelikult oli mujale suunatud, põrkas vastu tammetüve ja sealt siis tappis kuninga või oli see ikkagi sätitud nii, et ta pidigi kuninga tapma. Aga kuningas ei olnud iseenesest suurem asi, nii et tema noorem vend võttis asja üle ja ega seda kuningat keegi liiga ei leinanud. Aga mõningate nende perekondade jõujooned ja hilisemad kokkupuuted pandi paika siin juba esimeses osas. No näiteks niisugune Normanni perekond, kelle nimi oli Martell, see jõuab tegelikult läbi terve raamatu kuni ka viimase osani välja. Ikka tema järeltulijad ja veel viimased dokumendid, mis leitakse, on ka seotud Martelliga. Ja siis läheb edasi väikeste hüpetega, sajandi pikkuste hüpetega, vahepeal väiksematega, niisugused põhilised ajaloo murdepunktid, kuidas üks või teine perekond on käitunud, mismoodi on nende järeltulijate kokkupõrked kujundanud selle ümbruse ajalugu ja üsna palju on seal võetud ka siis päris tõelist ajalugu ikkagi. Näiteks see lugu Alice Lylist, millest siin räägitakse, naine, kelles lõpuks pea maha raiuti ja mis sai siis tema tütrest ja edasi järeltulijatest. See üks niisugune perekonnaliin läheb läbi selle raamatu. Aga muidugi nagu ikka kirjanduslikus käsitluses, siis ka Rutherford on natuke jälgi seganud. Aga üks asi, mida ma soovitan teil kindlasti tähele panna, kui te seda raamatut loete, kas keegi on lugenud ka või? Praegu juba. Kuna üks lugu, mis siin on ühe naisega seotud ja see ongi selle sama Alice Lyli järeltulija, selle naise ja oletatava pitsivargusega, see on lugu, mis olevat siis juhtunud Jane Austeni tädiga ajaloos tõeliselt. Aga selle sama loo ja selle naise ümber on siis Rutherford väga elegantselt põiminud tõeliselt austenliku loo. Ja ma arvan, et kõik, kui te seda loete, siis te tunnete ära selle, sest see meenutab väga ühte Austeni enda raamatut ja niisugune mõnus äratundmine tekib. Ja see on samas või New Foresti üle piiri või selle läheduses tegelikult asus ka paik, kus Jane Austen perekonnaga oli väga tihedalt seotud. Nii et kes Pariisi armastas, ma usun, need armastavad väga ka seda raamatut. Ja ma ei tea, Rene, kui sa nüüd tahad midagi küsida, muidugi algab tal see asi jälle nii, nagu ta ikka algab, et tegemist on juba tänapäevaga või noh, ütleme laias laastus tänapäevaga 2000-tesse aastatesse ta jõuab siin ja ongi aprill 2000 ja seal on seesama Rufuse rahm, mille juures siis pidi legendi kohaselt see kuningas Rufus tapetud saama, kuigi tegelikult ta suri hoopis mujal. Ja nii nagu Rutherfordil ikka kombeks näeb siin kõigepealt kaarti ja siis juba edasi ka sugupuude skeeme. Aga no kõik, kes on käinud minuga seal kas või Cornwallis, siis nende kõigiga me oleme sõitnud läbi Winchesteri ja sõitnud mööda kindlasti siit samast New Foresti juurest ja iseenesest on see raamat tegelikult niisugune väga hea mõnes mõttes sissejuhatus Inglismaa ajalukku, sest siin on võetud need Inglismaa ajaloo mitmed kihistused läbi just selle Lõuna-Inglismaa põhjal. Ja ma arvan, et see ja Saalu koos annavad niisuguse
huvitava sissevaate tõesti, no Saarum minu meelest algab veel varem, Saarum algab päris kiviajal peale. Esimesed rändajad satuvad üldse sinna olgudesse, millest hiljem saab siis kauges tulevikus Salisbury, ehitatakse Salisbury katedraal ja kuidas üldse erinevad, ütleme siis kiviajal või ürgajal inimesed hakkasid omavahel sealses kandis suhtlema. Aga koos siis selle Forestiga nad moodustavad ühe terviku, nii et ma arvan tõesti, et järgmiseks peaks meil olema kavas Saarum ja Saarum ongi arhailine Salisbury nimi. No, Inglismaa ajalugu ongi niisugune huvitav ja äärmiselt tihe asi, nii et inimeste kaudu selle esitamine nagu aitab seda teha tõesti mõistetavamaks ja inimlikumaks. Aga mis puutub ka loodusesse, siis see on üks raamat tõesti Rutherfordil, kus ta kirjeldab peensusteni ka metsa, seda, kuidas mets toimib, kuidas puud kasvavad, kuidas moodustuvad ümber puude kooslused kõigist putukatest, lindudest, väikeloomadest, kes seal ümber elavad ja mismoodi on need puud kokku kasvanud mõnes mõttes nende ümbruses elavate inimestega ja kui vajalikud nad on vastastikku on üksteisele. Et selles mõttes tõesti jah, loodus on väga oluline siin ja muidugi üks looduse osa võib nii-öelda loodusesse kuuluv olemus on hirm, kes siis elavad sealsamas metsas ja kes ongi kuulutatud kuninga jahiloomadeks ja ka kohalikud inimesed ei tohtinud neid mitte mingil juhul lasta. Väga karm karistus selle eest. Ainult siis, kui kuningas tuli oma kuninglikku jahti pidama, siis tohtis lasta neid. Nii et ma ei tea, võib-olla esitad mingi küsimuse, kaua ma monoloogi pean, sa ise ei ole kõigist lugenud, aga noh. Ma ei, ära ka ei, ma ikkagi lugesin ka, aga mulle hakkas tegelikult kajama siin hoopis mingid muud asjad ja eelmise sajandi eelviimasel kümnendil ma tegin kirjanduse lõputööd keskkoolilõpus ühe kirjaniku kohta, kelle nimi on Arvo Mägi, kes on kirjutanud Välis-Eestis kuskil 70. aastatel Karvikute kroonika, mis on väga sarnane sellele raamatule, üldse Rutherfordi raamatutele, ta alustab ka sealt kuskil 1100 aastal ja tuleb kuskil 60. aastateni välja ja räägib Eesti ajaloost, et see on hästi sarnane mõte. Võib-olla ei saa ju välistada, et tema kuulis kusagil Arvo Mägist ja tema suurepärastest ideest ja ehitas oma kirjandusliku karjääri eestlase välja mõeldud skeemile. Aga teine on see mets, see, mis inglaste jaoks ühelt poolt on pelgupaik nagu ka eestlaste jaoks eestlased. See mets on tegelikult sama kõikide rahvaste jaoks, et on pelgupaik, et on pääsetee. Aga mingil määral on see inglaste, lääne-eurooplaste jaoks ikkagi jäänud väga müstiliseks paigaks. Ja see müstiline paik tuleb siit ka välja. Kõik need posijad, ravitsejad, müstikud, kes siis üks perekond nendest on ju see, eks ole. Ja, seal räägitakse, et seal oli ikkagi veel nõias olid seal metsas, kes siis tõepoolest ka nõidusid ja rääkimata sellele, et seal olevad ka nähtud lohed, kes on väga, väga ohtlik. Ja see termin pika, mis on tänapäevani välja tulnud, aga mille tausta tegelikult paljud ei tea, et see on siin raamatus täitsa olemas. Ma arvan, et seda kõik ajaloohuvilised võivad seda raamatut tõesti lugeda ja mina loen seda selles mõttes väga suure huviga, et ma arvan, et minu põlvkond on väga hästi kursis tänu kirjandusele Prantsusmaa ajaloo, alates musketäridest, Victor Hugo hüljatud, Notre Dame'i see raamat. Jumalaste kirik Pariisis just jah, see Notre Dame'i Hunchback on muusikal, aga no see selleks jah, et see on ka natukene ajaloopõhine. Et me teame väga hästi sellest Prantsuse ajaloost, aga Inglismaa ajaloost tegelikult me ei tea suurt mitte midagi peale mõne välja võetud monarhi, Henry VIII, Elizabeth I, Victoria ja see vahepeal olevatest aastakümnetest ja sadadest ei tea eestlased tegelikult midagi, et siin on see tegelikult ikkagi väga hästi välja antud ja just see piirkondade vahelised erinevused ka, nii et see on raamat, mis lugemise mõnu kõrval teeb ka targaks.
teeb kindlasti ja no ütleme nii muidugi, et see oli eriti originaalne idee, et alustada kusagilt ammustest aegadest ja tulla tänapäeva välja. Aga Rutherfordil on õnnestunud see väga hästi huvitavalt elegantselt. Ja mis puutub Inglise metsadesse muidugi, siis on lugu nii, et ega neid väga palju järele muidugi pole jäänud. Ja seesama seal lõunas, see New Forest, siis ikkagi on veel kusagil Sherwoodi mets. Ja nende metsad on muidugi teistsugused natukene, ka seal Walesi kandis ja Šotimaal. Eriti just Cornwallis, Walesis, need, mis veel alles on jäänud, need metsad. Kui neid näha, siis ongi niisugune tunne nagu sõidaks kuskil mööda kuningas Arturi legende või vanu Inglise muinasjutte, sest need puutüved on kõik ikkagi juurde rohtu mattunud, moodustavad tihtipeale tee kohal niisuguse kaare, võlvkaare kokku kasvanult ja ikkagi eriti veel vastu õhtut kuskil seal sõites tekib tõesti niisugune tunne, et otse kohe kas ratsutab siit välja kusagilt mõni rüütel või on seal mingid valjad pistavad oma teravate küntega käed kuskilt välja. Igatahes tekitavad Inglise metsad omamoodi müstilise tunde. Aga just metsadest ja inglastest mõeldes ma räägin või lihtsalt mainin ühte teist kirjanikku, kes tuli mulle meelde lihavõtte ajal. Ja see on nimelt Susan Hill, kelle raamatu Kevad kirkal aastaajal ma kunagi trükkisin eesti keelde ja see jutustas ühe väga noore abielunaise, kes oli abielus ainult aasta otsa. Ja ta mees jäi puu alla, sai surma ja tema sammudest siis selleks, või terve see raamat räägib sellest, kuidas ta leinast üle hakkab saama. Ja ta elab üksil metsas ja ma polnud ka kunagi varem lugenud nii, et üks inglise kirjanik kirjutaks niimoodi metsast, nagu see seal on kirjutatud. See mets on täiesti nagu elus olend, mis tema ümber hingab. Ja ka seda ma ei olnud kunagi enne lugenud, et enne lihavõtte, enne ülestõusmispüha lähevad eelmisel päeval kõik inimesed metsa ja korjavad sealt nii palju sammalt ja kevadlilli, kui nad jaksavad. Kaunistavad sellega kiriku ja ühtlasi kõigi oma kallite kalmud. Nii et siis ülestõusmispüha hommikul tundub, nagu oleks need lilled sümboliseeriks tõeliselt seda ülestõusmist ja seda, et kõik need kadunud hinged on tegelikult nende juures endiselt alles. Ja ilmselt inglastel on ikkagi olemas, tundub meile küll, et mis metsad neil enam, aga see side metsaga seal, kus see on ikkagi olemas ja väga tugev ja just nagu sa ütlesid ka, et tänapäeval on võib-olla seesama Vika liikumine ka veel väga elustanud. No Vika on ikkagi jah, põhimõtteliselt on need nõiad, tänapäevased nõiad, aga Vika religioon on Inglismaal minu käest ametlikult tunnustatud. Nii et kui sa ütled, et sa oled Vika usuline ja siis sul on võimalik ka looduspühadel saada vaba päevatööd näiteks. Meil on midagi taolist, see taarausk, eks? Jah, aga neil on veel ka druiidid ja neil on Vika ja kõik niisugused asjad, nii et loodususku on neil üsna palju veel. Aga see hirm, aukartus metsa ees on neil ka väga hästi säilinud. Me olime Kristaga ühel õhtusöögil, kus õhtusöögi korraldaja selgitas meie külalisele inglise kirjanikule seda eestlaste metsausku, et nad käivad metsas, kujutan ette, nad käivad metsas sügisel ja korjavad seeni ja suvel nad käivad metsas ja korjavad marju ja kujutan ette, nad matavad oma surnud ka metsa. See mets nende jaoks midagi ikkagi väga aukartust äratavat ja see, et meie läheme sinna sisse ei kummarda ega ei kraapsu, eks ole, vaid lihtsalt siseneda metsa, see on nende jaoks ikkagi selline harv asi, aga just põhjuseks ongi see, et seda metsa on Inglismaal ikkagi väga väheks jäänud, näitab Lääne-Euroopas üldiselt. Me ei ole ikkagi metsarahvas selle sõna otseses mõttes. Jah, aga jah, Rutherfordi suur nagu võlu ongi selles, et ta segab ilusti kokku selle inimeste maailma ja metsamaailma ja siin nad ikkagi eksisteerivad üldiselt kooskõlas, suuri konflikte sellel ei ole ja inimesed teavad oma eluks tegelikult olema kursis metsaseadustega ja järgima ka metsaseadusi selleks, et neil oleks seal võimalik paremini elada. Muidugi tuleb ette, nagu ma ütlesin, ka niisugust asja, et sellest tahetakse mööda minna või seda rikkuda, aga vähemalt selle raamatu piires tundub, et on asjale saadud piir panna ja praegu ma ei ole ka küll kuulnud, et see New Forestis midagi oleks toimunud ja selle metsa ja selle koosluse kallale liidud.
aga noh, Inglismaa ongi niisugune maa, kus tegelikult mingid iidsed seadused, noh nagu siingi tundub, et kusagil pärast 1666. aastat paika pandud seadused kehtivad ikka veel täiesti lõbusalt ja neist peetakse ka kinni korralikult. Rutherford on meie jaoks selle elukesega väga kergeks teinud, sellepärast et perekonnad kannavad endale mingit konkreetset ühiskondlikku staatust, kaupmehed, siis ongi metsavaht seal, siis on aadel, et ta on meie jaoks teinud selle asja lihtsaks, et nende, no ütleme, mitte halvas mõttes ma ütlen seda, et stereotüüpsete tegelaste ametite kaudu anda meile edasi võimalikult palju informatsiooni, mida mingisugune klass Inglismaal mingisugusel ajal siis tegi, mis oli tema staatus, kes oli kelle peal, kes oli kelle all, et selles mõttes see skeem, mille mina kirjutasin välja, aga teie lugedes kindlasti saate aru ka, et see on, teeb meie lugeja ja eriti veel Inglismaalt väga kaugel oleva lugeja jaoks selle elukese natuke kergemaks mõistmaks seda rolli mingisugused klassid ajaloos mängisid. Ja, aga ta näitab ka seda, kuidas ikkagi aegade jooksul on võimalik see klasside ja seisuste vaheline liikumine nii abiellumise kui ka lihtsalt elus edenemise kaudu. Ja kuidas nad ikkagi võivad need eri perekonnad seguneda lõpuks ja ühte sumada. Ja muidugi ka seda, kuidas uuskunnukate vastu ollakse ikka kõrges ja kahtlustav. Ma usun, et see joon on peaaegu igal pool, kus on vähegi suletud ühiskond ja jääbki ilmselt olema. Võõra laps saab omaks, aga võõras saab alati võõras. Jah. Nii et mis ma oskan öelda? Rohkem oskan öelda seda, et lugege. Sest need Rutherfordi raamatud moodustavad jah terve rea niisugusi väga huvitavaid ajaloolisi romaane ja aitavad nagu selle maailma või noh, elusamaks selles mõttes teha või lihtsamaks ikkagi. Muidugi ta lihtsustab selle võrragi juba, et ta näitab inimeste kaudu seda ajalugu, aga tegelikult ajaloo loovadki ju inimesed, kes veel. Nii et jah, aga tal ei ole ka siin, noh, ta ei ole võtnud ka mängu niisuguse inimesi, nagu ütleme William Vallutaja ise ja ka see õnnetu Rufus on siin ainult põgusalt korra mainitud. On küll jah, aadliperekonnad, kuningaperekonnaga tihedalt seotud aadliperekonnad, aga on ka tõesti metsavahid ja talunikud ja vabatalunikud, nagu seal New Forestis nad olid. Nii et kõik kihid on jah ilusti esindatud ja kuna see läheb ka otsapidi Limingtoni mere äärde, siis on ka meresõitjad, kalurid, kõik, mis seal toimus, kuidas kaupmehed ja kalurid omavahel asju ajasid, kuidas sellega hakkama said. Riskimised, võitmised ja kaotused. Nii et siin on kõike ja see kulgeb suhteliselt mõnusal lugemisel käidena, nii et ei ole vaja vaeva näha ja Tõnis Värnik on selle väga ladusalt ja hästi tõlkinud ka. Ajalugu selle täies ilus. Jah, ma ütlen, et Tõnis Värnik on super selles mõttes, et ta tõlgibki viimasel ajal ainult niisuguse paksusega raamatuid ja ta on nagu Rutherfordi ihutõlki on Eestis siin. See Sauron saab olema tema jaoks ikkagi päris paras pähkla, sellepärast et see on ju veel mahukam kui tema mahukamad asjad. No tegelikult on ju ka see, noh Iirimaa on 2 köites siin ja see ei mahtud isegi ühte köitesse ära, nii et. Tabi või selle Iirimaa siis teete ka? Ma arvan küll jah, ja see ongi väga huvitav, sest ka seal on need ajal Iirimaa erakordselt huvitatud seda ju hästi mitmest paigast tulnud inimeste ühte sulamine juba algusest peale, nii et on seal viikingeid ja on ka jällegi Inglismaalt tulnud sakse ja kõikide ja normanne ja kõiki, see moodustab niisuguse väga huvitava koosluse. Ja seal juba ju tuleb päris nii-öelda elanud tegelastest sugugi puudust ja kirjanikest ja kunstnikest ka mitte. Lähme edasi. No lähme edasi, siin on meil ju tegelikult raamatuid üsna palju. Raamatuid on vist tapab, aga see järgmine raamat sellega võrreldes ei tapa, sest teda on ikkagi poole mitte 4 korda vähemaks. Et ta on ka suures fondis ja nii edasi tehtud natuke suuremaks, kui ta päriselt on, aga Tara Menon on siis üks selline autor,
kelle apustava geniaalsuse ma kahjuks ei saa ennast esile tõsta, ma kardan, et see oli terve toimetuse ühine väga kiire otsus, et me anname selle raamatu välja pärast seda, kui ma olen lugenud paar käsikirja, toimetamata käsikirja paar lehekülge. Ja väga kiiresti müüdi selle raamatu õigused väga paljudesse riikidesse ja see raamat ilmus nüüd Inglismaal siis, kui me olime Londonis raamatumessil ja mida see oli? Märtsi alguses, 6 aasta tagasi umbes. Ja kui ma siis autoriagentuur tegi lahkesti kirjastajatele vastuvõttu, kus ma siis sain oma silmaga ka näha seda ilmaainet, väga kirju päritoluga noort naist. Ja kui ma ütlesin neile, siis see vastuvõtt oli teadma juba poes seda raamatut nägin, siis nad kahvatasid sellepärast, et tegelikult oleks pidanud raamat minema müüki päev pärast seda suurt esitlust. Aga kuna raamatukauplustega endal oli väga suur usk sellesse raamatusse, siis nad kirjastuse ette pandud müügitähtajast välja ei teinud ja paiskasid selle müügile kohe, kui raamatud nendes poodidesse saabusid. Tara Menon on Harvardi ülikooli loo kirjutamise ja realistliku romaani kirjutamise õppejõud ja see tegelikult võiks kvaliteedi mõttes öelda juba päris palju. Ehk ka kriitikud on öelnud, et tema kui kirjutamise spetsialist on väga täpselt ja teadlikult üles ehitanud struktuuri, millele see raamat toetub. Ja kui ma kuulsin mingitest esimestest säutsudest sotsiaalmeedias, et sellise raamatukujundusega raamatut ei oleks keegi kättegi võtnud, siis see minu jaoks, kui ma olen seda raamatut lugenud enne selle raamatukujunduse valmist, minu jaoks on see suurepärane kujund, see pall suitsu ja tossu käes kõikuv pall mingisuguse liivaranna rannikul. No ütleme, et kui ma sellest raamatust räägin, siis ma täiesti rahulikult võin välja hingata ja ma ühtegi spoilerit ei tee, sellepärast et kaane tekst räägib teile kõik ära ja raamatu esimestest lehekülgedest te saate ka aru, et tegelikult kõik see idüll ühel hetkel kaob. Ta räägib kahe tüdruku sõprusest ja kui ma nüüd enne, kui ma selle raamatu juurde lähen, siis paar aastat tagasi oli selline olukord, kui ma andsin välja raamatu Homme, mis on siin esimene suur sõprusest kirjutatud romaan. Ja ma ütlesin lõpuks ometi ja ma arvasin, et see jääb üheks vähestest, aga tegelikult on nüüd sõprusest kirjutatud väga-väga palju ja sa andsid just välja Bachmanni raamatu. Mis oli ka just sõpruses. Just ja ka täiesti, no nii palju kui ma kuulnud olen, ülimalt hästi vastu võetud. See räägib nüüd mõnest väga suurest teemast. Esiteks looduskatastroofidest, kliimamuutusest, inimese mõjust loodusele ja eelkõige siis sellest turismi mõjust loodusele, mida meie eestlastena lõunamaale sõites ja sa üldse aru, millest räägivad, eks. Et miks me ei võiksin liivaranna peal pesitada ja korallrahnude peal siis ujumas käia, et see looduskatastroof, see soojenemine on üks nendest teemadest, millest see raamat on, aga ma otsustasin kohe teile, ma ütlen, teistele ei räägi, et mingit keskkonnaromaani silti ma talle kleepida ei taha, sest see tähendaks seda, et keegi seda lugeda ei võta. Nii et keskkonnast eriti palju ei räägi, aga siis 2 sõpra ja 2 looduskatastroofi on selle raamatu põhiline kandev telg. 2 tüdrukut, kes saavad siis sõpradeks 6-aastasena Tai rannikul, kus ühe tüdruku emal on hotell ja teise tüdruku isa töötab siis üksiku saare peal verebioloogina ja selle saare peale keegi peale nende minna ei tohi, et see on loodusreservuaar ja see peab säilima täpselt nii, nagu ta on. Ühed väga olulised tegelased selles raamatus on ka raid, kes on siin eeslehel kenasti ära toodud, ka omamoodi näide looduse haprusest nende raide näol. Peategelane, kes siis jutustab seda, talle meenub see kõik siis, kui New Yorgile läheneb orkaan Sandy ja tegelikult see oli üks suuremaid orkaane, mis New Yorki ähvardas. Lõpuks ta muidugi nii palju pahandust New Yorgis ei teinud, kui kardeti. Aga see siis meenutas peategelasele
selle nimi oli Marissa, jah. Meenutas talle kõike seda ja siis see üks väga oluline teema siin on leim. Väga ebalineaalselt ta läheneb sellele ja seda on kriitikud ka öelnud, et see võib-olla lugejatele ei pruugi meeldida, see edasi-tagasi kõikumine, see kahe katastroofi eel, Tai tsunami 2004 ja orkaan Sandy 2012. See looduse muutumine ja see pinge, mida Lenon seda suhteliselt lihtsalt, vaikset lugu jutustades loob, kuigi me kõik ju teame, mis juhtub, on täiesti vapustav. Et sina, Krista, lugesid seda, kuidas sulle tundus? Lugesin ja tähendab, kuigi sa ütled, et sa ei taha loodusest nii palju rääkida ja seal ikkagi see loodus on niivõrd tähtis. Mitte nüüd just, et seda võtta tõesti nagu keskkonnaaktivisti raamatut, aga kui seda lugema hakata, siis peab olema valmis selleks, et sa tõesti tunned, et sa sukeldud sinna merre ja kõik, mitte ainult merre, vaid ka kogu Tai loodusesse, sest taevas hoidku niisugusi kalu, mida seal on nimetatud ja linde, keda seal on nimetatud ja nagu ise selle peale ei tulegi, sest see on nii teistsugune linnustik, nii teistsugune merepilt üldse. Et see on väga põnev, sest ta loob just selle maailma sellisena nagu võib-olla need tüdrukud sellega koos kasvasid ja seda hindama õppisid, sest see on üsna oluline, et tema jaoks need samad nimed tulevad kõik nagu endast mõistetavad, kes seal ujuvad ja kes väljas on ümberringi. Aga jah, see, et see kõik, see katastroofi lähenemine, ta kruvib muidugi pinget. Ja minu meelest sellest tsunamist on kirjutatud veel mõned raamatud, aga mitte liiga palju. Ma kujutan ette, et isegi praegu veel võib-olla paljudele inimestele, kes kuidagi ise sellest puudutatud olid, on see ikkagi veel alles liiga lähedal. Aga noh, tema, nagu ma aru saan, ta oleks võinud, tema perekond oleks võinud sel ajal olla Tais, aga nad millegi pärast sel aastal ei olnud. Et tema perekond tavaliselt käis puhkamas Tais just sel ajal, sest nad elasid Singapuris. Nii et ta pääses võib-olla sellest tsunamist üle noatera täiesti. Ja ilmselt see oli ka siis see, mille tõttu ta võib-olla püüdis kujutada, mismoodi oleks olnud selle tsunami keskel olla. Aga muidugi jah, leim just nimelt ja sõbra kaotus, millest ülesaamiseks, jah, millest ta ei saagi üle, ütleme, vähemalt selle raamatu jooksul. Ja siin ei ole jah palju neid spoilereid, sest kogu see tegevus on tõesti tagavanne juba ära toodud, et ta lõpuks ikkagi sinna saarele tagasi läheb, sest see on see, kus ta ennast kõige kindlamani tunneb. Ja väga poeetiliselt kirjutatud lugu tõesti. Ja see maailm, mis ta nappide vahenditega maalib, on väga elus. Tõlkijaga tekkisid väiksed raskused, õigemini tõlki all just nimelt sellepärast, et seal on mainitud väga spetsiifilisi kalaliike, mingeid vetikaid, koralle, millel eestikeelset terminid ei olnud ja kuskil joonalase tarkus ta ütlebki, et need on otsetõlked, et need ei ole kindlasti ametlikud nimetused, aga need ametlikke nimetusi ei peaaegu võimatu leida mingitest sõnastikest. No põhimõtteliselt on mingid sõnastikud, ma tean ka, et tegelikult alati on sellega üks suur häda ja alati on ka, ja Tai linnustikku ja kalastikuga on võib-olla isegi lihtsam leida nendest nimekirjadest neid, aga ma tean, et Ameerika lindudega on tihtipeale see asi, et kui läksid eurooplased Ameerikasse, siis nad vaatasid, kes seal ringi lendasid ja panid neile siis Euroopa nimed, et selle järgi, kellega nad kõige rohkem sarnanesid. Siis näiteks seal võivad olla Blackbirds, kelle tegelikult eesti keeles need nimi ei ole üldse mitte ei ole mitte musträstas, vaid see on hoopis keegi teine ja muidugi üks kõige kuulsam on see Mockingbird, et oleks ikkagi selle Harper Lee raamatu õige pealkiri oleks mitte tappa laulurästast, vaid tappa Taidu pilalindu. Ja neid on üldiselt väga palju niisuguseid näiteid, kus kui otsida üles see tegelik nimi, siis pigem eestlasele kõlab see natuke koomiliselt. Aga Pilalind jõudis lõpuks ikkagi 4 mingides ka lehekülgedele. Jah, aga see oli Pila Paskner, eks ole. Ja eks neid ole teisigi veel, aga seal on küll ikka ilmselt, ma saan aru, et kõik õiged nimed ja
ja need on ju olemas, need loomade, lindude, kalade, kõigi muude sõnastikud olemas bioloogidel ja neid aeg-ajalt täiendatakse. Ja aeg-ajalt satuvad sinna ka tõesti niisugused linnud nagu kummikud ja mõned muud toredad linnud, nii et noh, meil ju kummik ikka jäi minu meelest, veel paar alaliiki oli teil kummikutega. Üks väga tore minu kui peamiselt ikkagi linnainimese jaoks on see linnalooduse kirjeldamine Central Park, kus ta enne seda Sängi saabumist loodust vaatleb, et seal ta räägib ka väga paljudest nendest liikidest, mida siis linnaelanik võtab kui elementaarselt, aga siis ta räägib, kui invasiivsed on need liigid, kes praeguselt Central Parki ja ka Tallinna ja Eesti linnade loodust asustavad. Need ei ole need liigid, kes on seal normaalses sajandeid olnud, vaid on ühel hetkel tulnud ja välja söönud siis oma konkurendid ja jäänud. See ka linna looduse kohta võib siit lugeda nii mõndagi ja peaaegu selline tunne, nagu oleks bioloog, kes ta kahjuks meil õnneks ei ole. Jah, ja noh, ta on kõvasti uurimistööd teinud, tõesti tuleb tunnistada. Ma saan aru, et ta on teinud ka väga põhjalik uurimistööd selle tsunamiga seoses. Ja kõik neid materjale ikka põhjalikult uurinud, mis pärast seda ilmusid, nii et jah, see on kõlab väga autentselt. Ta sellel esitlusel rääkis, et ta töötas selle raamatu kallal, ta töötas 7 aastat. Et tõesti, et kui me loeme ühe lihtsa lause mingisugusest looduskirjeldust, siis tõenäoliselt selle kallal on ta näinud ikkagi väga palju vaeva, et see oleks täiesti õige. Et see ikkagi üsna kergelt loetav tekst, aga ülimõjus ja üliveenev. Kas keegi on lugenud? Jah. Saanud. 5-5. Veel tuleb. Jaa. Nii, aga kas nüüd Krista me liigume nende hunnikute juurde, millest me küll ühegi kohta nii pikalt ei kavatse rääkida, aga rääkida on küll. Ma alustan kiiresti. Ei, alusta. Kõrge hunnikust. Jaa, alusta sina. Ajaviite romaanide lugejate Emily Giffin, tema räägib ka ühest katastroofist, inimtekkelisest katastroofist, armastusloost, mis sattus siis toimuma vahetult enne kaksiktornide ründamist. Ja kui siis, ma teen sellise ilukirjanduse liialduse praegu, et kui tema eluarmastus seal selles kaksiktornide varisemises kaduma jääb, siis ta ühel hetkel teda taga otsides leiab naise, kes samuti otsib oma eluarmastust ja veider, et täpselt sama meest. Et see on selline pettuste ja valede raamat siis ka ühte New Yorki tabanud katastroofist, kui 2 torni kokku kukkusid ja endaga siis päris mitu torni kaasa võtsid. Aga väga mõtlema panen ka oma. Giffin kirjutab, me võime teda liigitada ajaviite kirjanduse alla, mis ei ole ju suuri halb kirjandus, aga ta alati oma raamatus toob välja mingisuguse väga sügava siis asja ja siin on siis selline armastajate vaheline varjamine, et kas me peame kõike rääkima ja kui me kõike ei räägi, siis mida me peaksime rääkima, et see raamat räägib sellest. Me järgmine kord räägime ilmselt, räägime nendest inimestest, kes tulevad Head Read festivalile, aga olgu siis täna juba korra mainitud Marius Ivaskevitšus Väljaheitmine Londoni nõel. No pikka aega oli Draamateatri kavas ju see raamat, või tähendab see näidend Hendrik Toompere juuniori lavastuses. Ja lühidalt öeldes räägib see siis leedulasest, kes läheb Londonisse õnne otsima ja sellest, mis temaga seal juhtub. Kas ta leiab oma õnne või mitte. Väga hästi kirjutatud näidend ja nüüd selle näidendi alusel on ta siis kirjutanud romaani ja kes tahab rohkem sellest kuulda põhjalikumalt, siis jah, soovitan tulla teda kuulama Head Read festivalile, kus tegelikult teda vestleb just nimelt Hendrik Toompere. No ma eriti kaugele ei lähe sellest Head Read festivalist. Kas oli eelmisel aastal või oli see ülemisel aastal, kui Tökke Hansen pidi tulema Head Read festivalile ja kahjuks siia ei jõudnud.
Covidi tõttu, mis ta rajalt maha tõmbas. Selle raamatu pealkiri, mis tol aastal ilmus, oli Mere äär. Jah. Et siin on nüüd uus raamat ja kuigi jah, ütleme siis lihtsalt niimoodi, et see on siis esimene raamat tänapäeva uuest naiskirjanikele pühendatud sarjast. Meeldib see siis mõnele või ei meeldi, aga siis ma arvan, et Tõrte Hansen on üks autoritest, kes võiks seda kindlasti alustada, sest see tema esimene romaan, mis eesti keeles ilmus, see leidis küll ikkagi ainult positiivset vastuväärne. Minul on omamoodi raamat. Kas keegi on lugenud seda juba praegu? Ei ole? See on Emajõgi on pealkiri. Selle autor Astrid Leppe on Norra-Rootsi kirjanik, ta on loodusteadlane ja kui ma siia juurde veel nüüd ütlen, et tema ämm oli Eesti poliitiku Jaan Tõnissoni mini ja Amanda Tõnisson, siis see võiks juba eestlastele rohkem huvi pakkuda. Ja ta kirjutab, siin on muidugi teiste nimede all, tema peategelane abiellub siis mehega Jaaguga, keda ta kohtab Rootsis ja selgub, et see Jaak on eestlane ja siis vähehaaval nende kooselu jooksul tuleb välja see, et selle Jaagu ema laskis maha Jaagu isa Eestis ja ta ise jõudis koos oma vanavanematega siis Rootsi põgenedes 1943. aastal. Aga neil õnnestub perega käia siis Eestis ja kohtuda ka siis Jaagu emaga, kes ongi siis see Amanda Tõnisson, siit on küll teise nimega ka, aga vähehaaval hakkab siis välja tulema siit ka see lugu, kuidas see mõrv toimus, see oli tõesti omal ajal skandaalne mõrv Eestis ja et miks see naine oma mehe maha laskis. Teine asi, kuna ta on ise selle kõik oma elu pealt kirjutanud tegelikult, see Astrid Leppe, siis tegelikult on siin ka väga huvitavad kirjeldused, mismoodi nägi välja see Eesti, mida nad nägid, kus oli veel tegelikult Nõukogude Eesti ja ma ütleks, et ega see on väga hästi kirjeldatud, siin ei ole niisugusi asju, nagu mõnikord on ka väliseestlaste kirjutatud isegi ja teiste riikidest pärit inimeste kirjeldatud raamatutes Eestit üsna suurte vigadega, siin ei ole neid vigu. See on selles mõttes ka hästi huvitav, väga täpne ja see meeleolu on ka väga huvitav tegelikult. See, kuidas ta jutustab seda, kuidas ta nagu saab kokku oma ämmaga, kuidas see inimene teda huvitama hakkab, kuidas nad omavahel räägivad, kuidas vähehaaval hakkab see hargnema kõik, kuidas tema selle mehe Jaagu lapsepõlv hakkab välja tulema, milline see oli, kuidas ta kasvas. Ja on tunda, et see autor on hästi intelligentne ja et ta oskab hästi kirjutada, oskab edasi anda seda, mida ta edasi anda tahab ja see on Kadriin Haasma tõlgitud, nii et see tõlge on lihtsalt suurepärane. Ja vaatame võib-olla kas või järgmisel aastal äkki oleks võimalik ka teda kutsuda head räägida, ta võib-olla hea meelega tuleks ja vaataks, kuidas siin nüüd need asjad on siis. Kas ta on kuvanud, mis põlvkonda ta kuulub? Ta põhimõtteliselt oli pandis Eestisse tulema nii palju, kui ma tean. Noorem kirjanik või? Ma ei tea, kas seal eluaastaid ei ole vist, aga igatahes ta on veel võimeline tulema. Nii et ma tean, et on, aga kuidagi sel aastal jäi nagu liiga hiljaks sellise kutsumine, nii et väga tore oleks küll. No ta ei ole selles mõttes kirjanik, et ta nüüd ainult kirjutamisega tegelekski, ta on tegelikult ülikoolis töötanud kogu aeg ja see raamat on ilmselt asi, mille ta tahtis kandesti oma südame pealt ära kirjutada. Ja kui me räägime siin Inglise ajaloost, siis see raamat on Eesti ajaloost ja ta on ka väga loetav ja südames soovitan, sest minu jaoks oli see raamat ka väga suur üllatus, kuigi me ise selle välja andsin, aga see oli Kadriinu pakutud ja tellitud ja soovitan südamest. Kuidas sa Rootsis vastu võtta, seda ma ei tea, jah. No ma räägin ka Tartust, siis kui see Tartu juba jutuks tuli,
suhtes sama me võime mõlemad sellest rääkida. See on siis eelmise aasta romaanivõistluse koht number 2. Krista andis välja kohad number 1 ja 3. Meile jäi siis number 2, aga see on sama paks, kui sul need 2 tükki kokku juba. See räägib ühest arstist Tartus ja autor on Maarja Pulver, kes ei ole romaanikirjanikuna täiesti uus hääl, aga žürii kiitis tema raamatut Taevani. See räägib ühest arstist ja Pulver leidis Tartus, oletan, et see oli Raadi surnuaial käies ühe auaplaadi, kus ta nägi ühte nime ja ta mõtles, et aga mis elu see inimene võis elada sel ajal 19. sajandi lõpu Tartus ja nii ta kirjutaski romaani arstist ja 19. sajandi Tartust istus arhiivides kuude kaupa, puuris ja kirjutas väga võimsa romaani, et seda ma soovitan teile kindlasti lugeda ja ma ei tea, kas me temast meie Headriadile pühendatud õhtul räägime, aga temaga räägib koos esimese koha võitnud Kaur Riisma ja nii, et Headriadil kindlasti kaks noort ja võimsat Eesti kirjanikku omavahel vestlevad ja ma olen päris kindel, et sellest tuleb sama tore vestlus, kui oli eelmisel aastal Kairi Loop ja Kristiina Ehi, kaks autorit omavahel teineteise raamatutest rääkimas on omaette elamus. Ja ega mul väga palju lisada ei olegi, see on jah ajalooline romaan ja Tartu on üks peategelasi sellel muidugi. Ja lisaks siis jah, kes veel ei tea, siis seda lugedes saab vaikselt aru, miks selle pealkiri on Teeseuse laev. Sest Teeseuse laev on tegelikult termin. See on siis, kui Teeseuse laeval asendada vähehaaval, jupphaaval kõik jupid, millest Teeseuse laev koosneb, kas ta siis enam on Teeseuse laev. Nii et selles mõttes on tõenäoliselt see pealkiri ka siia pandud, mitte mõeldes on nii palju Vana-Kreeka peale. Ma kiiresti rapsin. Siin on üks raamat, mis ilmus väga ammu ja ma mõtlesin, ma toon teile selle näiteks, mis on jälle meie sooduskampaaniates üleval, aga ma kuulsin selle raamatu kohta väga häid sõnu, see ilmus päris mitu aastat tagasi. Üks Inglismaa praegu armastatuid naisautoreid, kes räägib naistest 21. sajandil ja siin on siis kolmest ülikooliaegsest sõbrast ja siis 15 aastat hiljem, mis on saanud nende unistustest, kuhu nad on jõudnud, geniaalne raamat, kindlasti soovitan. Aga soodukas on praegu läbi oodata veel paar kuud, siis on uus soodukas. David Lodge. No, nii palju võib öelda tema selle raamatu kohta ka, et tal on alati tema tegelased on niisugused kurdnaljakad tüübid, kellel ikkagi väga palju elus läheb viltu, aga kes oskavad oma elu vaadata niimoodi mõnusalt, ise ka endale naerdes, natukene nagu ära pätatada, aga natukene nagu jällegi läheb hästi ka. Ja siin ta vaatab siis jah nii-öelda teraapiat, mis juhtub siis inimesega, kes ühesõnaga tunneb ennast aina halvemini ja püüab siis saada erinevate teooriate abil aru, mis taga juhtub tegelikult ja tegelikult telesarjade produtsent või stsenarist ja vaatab siis Lodži üsna irooniliselt telemaailma sedapuhku, sest tema nagu leivanumber oli muidugi ülikoolid ja akadeemiline seltskond, kes siis seal ülikoolides toimetas. Ja seda on ta kirjeldanud ikka tõeliselt naljakalt oma väikeses maailmas ja vist sinna tagasi veel midagi muud ka. Kohtade vahetamine oli üks, kus Inglise ja Ameerika õppejõud vahetasid ülikoolid ja siis see kukkus eriti naljakalt välja, sest neil oli täiesti erinevad suhtumised asjadesse ja siin ta sama naljakalt läheneb siis telemaastikule. Üks kirjastus, kelle tegemisi tasuks alati jälgida on Toledo. Tartus tegutseb väike peamiselt hispaanikeelsetele autoritele pühendunud kirjastus ja seal temad on välja andnud Valeria Luiselli
romaani Kadunud laste arhiiv. Paar aastat tagasi ma olin ühel Londoni raamatumessi hispaaniakeelsele kirjandusele pühendatud üritusel ja seal esines ka Valeria Oliselli ja vist seda kuulasid ka teised kirjastajad, sellepärast et tema eelmise romaani andis välja Tänapäev päris mitu aastat tagasi, Minu hammaste lugu. Ja siin on nüüd siis tema järgmine romaan, tõesti ülimalt särav hääl nüüd Mehhiko kirjandusest. Ja ma lõpetan seekord, et näidata siis meie ajaviitekirjandusel teist poolt, see ei ole niivõrd siis ütleme tänapäeval toimuvad asjad või niisugune natuke nooremale seltskonnale mõeldud meelelahutus, vaid see on klassikalised lood, mille üks kõige paremaid esindajaid on muidugi Santa Montefiore, tuntud headuses. Ja siin võib öelda, et kokku on saanud siis Santa Montefiore ja Toscana, kus siis läheb kokakursustele üks vanaproua või vanemapoolne proua Inglismaal. Ja keegi ei saa aru, miks ta sinna läheb, aga siis selgub, et ta ei ole mitte ka oma perekonda päriselt kurssi viinud sellega, mis tema minevikus on olnud ja juhtunud. Ja muidugi suurepärased Itaalia kirjeldused ja saladused, mis vaikselt välja ujuvad, no mida veel tahta. Suurepärane ajaviide, heal tasemel ajaviide. Ma arvan, et sa juba see publikum kõik vastaksid selle poolest, kui sa ütled 2 sõna. Montefiore ja Toscana. Lisad sinna veel paar märksõna muusika, vein, söögid ja kõik see värk, eks ole, siis tähendab nii raamat on müüdud. Aga no Montefioret me ju nägime eelmisel aastal, või oli see ülemisel aastal? See oli Simon, see on Santa. Ei, oota, ma ajasin teda sassi praegu kõik selle... Santa on Simoni naine. Ja, ma tean. Ma ajasin teda sassi praegu kirjanikuga, kes kirjutas Kallasest. Jah, see oli Daisy Goodwin. Jah, Goodwin ajasin sassi praegu. Aga siin on ka nagu teiselgi meie ajaviitesarja poolel on, siin sees saab lõigata selle tagumise lata küljest väga ilus järjehoidja endale selle raamatu vahele panemiseks. Eestlased ei lõika raamatute küljest. No miks ei lõika? Siin on isegi joon, et näidatud, kust lõigata ja see on täpselt õige järjehoidja sellele sama ilus kui raamatu kaas. Käärid kätte. Käärid kätte, no väga jumala pärast selle raamatuga kääre kätte võtta, sellist käärid lähevad kätte, see on kõva kaaneline, aga Reisi sõidab metrooga ja see ei ole kogemata see väikene apsakas siin pealkirjas. Üks Prantsuse eelmise sajandi, no nüüd juba klassikuks peetav autor ja selle romaaniga siis, kui teda peeti vääriskirjanduse esindajaks peamiselt, siis see oli siis raamat, millega ta siis murdis ka tavalugejate südamed ja nüüd lõpuks on see jõudnud ka eesti keelde ja jälle siin need 2 raamatut nüüd punasest sarjast on suurepärased näited sellest, et see väärtkirjandust ikkagi ka teistest keeltest suurtest kirjastustest ilmub. Prantsuse keele on nüüd tänapäev võtnud kõvasti ette, sealt on viimasel ajal ilmunud väga palju väljapaistvaid autoreid, et nüüd midagi uut, aga vana. Watch on ka ju kunagi kirjutatud raamat, see ei ole ka liiga uus, sest teda juba tükk aega ei ole ju ka. Aga ma kardan, et nüüd need hunnikud on siin nagu läbi käidud ja näidatud, et laseks selle natukene ka teil rääkida ja et mida te olete nüüd viimati lugenud näiteks. Kes tahab? Mul on mikrofoni, siis ei taha keegi. Sa pead, Ei ole. Kes? Tiina. Mina pead. Oota, ma mõtlen kohe, mis on väärt seda, et... Ei no mis kõik raamatud on, kui teil väärt lugemist, siis võib sellest ka südame rahus rääkida. No see on nüüd üks vana asi, Forsythide saaga. Minu arust on see raamat, mis tahaks tegelikult uut trükki ja uut tõlget saada. Mingi trükk ilmus, kas see oli vana tõlketrükk, ei olnud uus tõlge või? Millal ta ilmus? Minul on see veel see 90-ndate oma. Ta ilmus mingi 10 aastat tagasi. Jah, kuskil oli. Ma arvan, et vana tõlge. Ka tuli ju see Mozart. See üks on see tumesinise niisuguse, see on see kaanega üks. See oli 90-ndate, isegi 80.
80-ndatel sellest oli vist uus televariant, mille kohta öeldakse, et algklassides on. See uus, see, mis Epicust tuleb, see ei kannata üldse vaadata. Kui tahate, et süda läheb pahaks, siis pange peale. Seda tõesti ei maksa. Aga raamat on hea, aga sa loed praegu seda vahuviina ja kepiroose ja vikkelsokke ja see tundub nii naljakas. Ei, ta tegelikult vajab ta ilmselt tõesti. Vajab tõesti, no kuulge, sorry. Alguses lugesin vahuviin, mis kuradi asja nad joovad. Vahuvein tõenäoliselt, aga see tõlge on veeuputusaegne. Aga raamat on muidugi hea. Raamat on väga hea. Seda vana sarja, seda 2000 sarja võiks ka näidata. Ja mis veel head lugenud, siis kõik 7 lainet. Ma olen ikka see Glattaueri lainel, kuna ma tean, et uus on tulemas, siis ta on need Meeli armastuslood, nad on geniaalsed tegelikult. Nii lühiksed, aga tõsiselt löövad. Mulle väga meeldisid mõlemad. Jah, Glattauer oli tulemas. Ja uus on tulemas. Polinast me oleme rääkinud. Ja Toledo elus asjad. See on ka minust väga lühike ja lööv. 4 noort, Hispaania noort lähevad Prantsusmaale viinamarja istandusse tööle. Seda tööd nad muidugi ei saa, aga see, mis nad saavad, see on tingimuste ja kõige selle poolest, mis nad läbi peavad tegema. See on tegelikult, ühest küljest on õudne, aga teisest küljest on väga huvitavalt kirja pandud, väga lühitalt ja väga löövalt. Et tõenäoliselt, kui ise oleks ka seal, siis hakkaks ka nii-öelda veganiks. Et see, kuidas nende lindude elutingimused ja see töötingimused ja see kõik, et tegelikult on väga huvitavalt kirja pandud. Nii, kas keegi teine tahab ka avada? Mina võtsin Krista Kaera sellest tõlke top nimekirjast, võtsin selle Doris Lessingu nüüd ette ja siis oli see ilus püha hetk, kuidas see pealkiri oli selle raamatu. Kõige ilusam munel. Just kõige ilusam munel. Ja seal oli see kommunismi idealiseerimine, eriti naljakalt kõlas see seltsimees Johnny, juba see sõnapaar kokku oli juba niisugune ja see kommunismi idealiseerimine ja see tohutu kirju pereelu, mis oli tema enda isiklik elu, mis tal toimus seal ja siis kõik need lapsed, kes tal seal külas elasid, kuidas nad siis suureks kasvasid ja mis neist sai ja kuidas see elu pöördus, et väga hea tõesti oli see hea raamat, parajalt paks ja seltsimees Johnny oli täiesti õnge ja siin jookene. Eks ta pani sinna mitte ainult oma seda abikaasa Lessingit, kes oli Ida-Saksa kommunist, vaid pani sinna ikka nendest keskmist lääne kommunistid selle võrdkuju. Aga ma ütlen, et see raamat oli üks koht. Kui ma seda kõigepealt läbi lugesin, siis ma kodandasin ja ma sain šoki ja iga kord, kui ma tõlkisin ja uuesti üle lugesin, siis ma jälle sain šoki. No mõtle, mis see oli. Mis see võis olla raamatu lõpupoole ja siis ma küsisin Doris, et miks ta seda kirjutas ja miks ta niimoodi kirjutas ja siis ta ütles mulle, et but what can you do? Mis oli üks lause, mida ta põhiliselt ütles. Sa pidame selle mehe eelmise naisi pidi üle pidama. See oli Silviaga seda. Lõpud oli ära rääkida. See oli Silviaga seoses, enne järgi rohkem mõtlest, aga mõtle, kui ma ütlen, et see on Silviaga seoses. Aga mind jäi sealt sellest raamatust kummitama. See oli tema ämm oli see Silvia? Ei, see oli see tema seltsimees Johnny tütar. Selle teise naisega. See mulle jäid täiesti nagu kummitama need aidsi surevad Aafrika külad, kus inimesed istusid küünlavalgel ja lugesid raamatuid. Ja kui neid küsida, mida tuua sinna, nad püüdsid tuua, siis nad ütlesid, tooge raamatuid. 2 asja, raamatud ja õmblusmasinad. Aga need õmblusmasinad võeti neilt ära, ei saanud neid kätte. Jah, aga raamatuid nad said lugeda. Ja tegelikult Doris pärandas oma raamatukogu ka Aafrikale. Räägi nüüd sellest Aafrikales pärandatud raamatukogust, mis mõttes Aafrikale selle pärandas? No ta pärandas tegelikult ühele Aafrika raamatukogule, et ta ütles, et seal on see tohutu lugemisnäit. See on ühe kollektsioonina siis kusagil Aafrika raamatukogu. Jah, sest tal oli tohutu suur raamatukogu. Aga siin ma võtsin ka selle Isikuro ette. See oli see suur maetud hiiglane. Maetud hiiglane, see on mul pooleli, aga mulle meeldib see niisugune muinasjutuline jutustav stiil väga ammusest ajast ja läheb hästi.
ja täna ma raamatukogus sain kingituseks järgmise Ishiguro, see oli Nocturni, see on üks vanem teemast. Pandi maha ja võtsin endale. Ei, see on väga ilus raamat, see Nocturni. Ishiguro. Ärge sealt riiulist nüüd kaugele mingegi, võtke see Ishiguro ette ja alustage kuskilt vanadest ja liiguge vaikselt edasi. Terve aasta on täidetud täna. Suurepärast kirjandus. Kellelgi veel? Esimene rida viskas kõik pilgud maha. Tõste pilk üles, keegi ikka midagi lugenud on. Jah? No tegelikult tuleb ka mõne Eesti autori asju mainida. Annika Lõhmus ei ole päris kirjanik. Ta on oma tagataustalt muusik, ta laulab Filharmoonia kammerkooris, aga tema sai valmis ühe uue naisteka. Liikuv püha. Ja see Liikuv püha oli kahe sõbrantsi lugu ja nad siis liikusid edasi, ajas edasi, tagasi ja oma suhete poolest edasi ja tagasi. Ja neil oli kamba peale sedasi päris mitu last ja mingisugused varasemad suhted, mis tekitasid selliseid kriginaid. Oli selline üsna laduskiire lugemine, ei ütleks, et see nüüd sedasi hirmus väärt kirjandus oli, aga Eesti autor, kaanepilt oli selline, et nauditakse veini ja igasugust muud veini kõrvale sobivat head kraami, mis kulub ka aeg-ajalt raamatu lugemise juurde ära, et sind ahvatletakse elumõnusid nautima. Et ma ikka mõnikord loen ka midagi. Ei, ma ikka alati, et ajaviitekirjandus on väga vajalik asi, see nii mõnegi raske hetke aidata mööda minna, nii et... Jah, ajaviite naistega on eriti tore asi. See on tore, et Eestis hakkab ka siin ajaviite riiulisse neid raamatud aina rohkem tekkima, et vahepeal miskipärast Eesti kirjanikud ei tahtnud kirjutada krimilugusid ja ajaviitekirjandust, et nüüd see aeg vist on möödas, et eestlased kirjutavad head krimi ja kirjutavad ka häid naistekaid. No vähe. Aga võib-olla see on selline algus praegu, et krimis... Krimi Soomega võrretes on ikka lapsegi hingades, sest Soome krimid on ikka väga õitsel puhtunud tõesti. Seda kõike ei saa eesti keelde tõlkida nagu vaadata, mida meile näiteks pakutakse, kuivõrd laia ulatuslik see on. Seal on niisugustest tõelistest rahvusvahelistest põnevikest kuni siis üsna intiimsete psühholoogiliste põnevikene, nii et hästi palju ja ikkagi vähehaaval neid tõlgitakse ka teistesse keeltesse ja inglise keeles on olemas väga mitmed autorid, nii et ma loodan, et ikka Eestis tekib ka neid rohkem. Väikesed eeskujud võib-olla tulevad kasuksid samast üle lahe, et Soomes muidugi krimiromaan või krimi elab praegu väga hästi, sellepärast et Soomes umbes 60% raamatuälist on praegu audioraamatutes ja peamiselt loetakse seal krimi ja tänu sellele siis tõusevad esile väga palju väga võimsaid staare. Max Teek on üks, väga palju teisi seal juures. Ma arvan, et need tipud Eestisse jõuavad eestikeelsena, kogu seda Soome krimi, mis praegu tõesti lööb rahvusvaheliselt lained, kõik see eesti keelde kindlasti ei jõua. Kas on ka mõteteks? Aga ma arvan, et natukene ta võib-olla siin meile mingit pisikut kuskile küllab, et tekib need Eesti autorite krimiromaane rohkem. Aga muidugi ongi nii, et ega need audioraamatud on ju enamasti ikka kas meelelahutus või krimi, ütleme. Ja väga harva, kui niisugused sügavad filosoofilised teosed või teosed, mis nõuavad võib-olla rohkem süvenemist, jõuavad sinna audiosse. Või need ei ole niisugused asjad, mida sa autosõidu kõrvale või pesutriikimise või seina värvimise kõrvale kuulad. Ja sellepärast ma ikka ütlen, et ostke ja lugege ikka niisuguseid raamatuid ka tegelikult ikka, mis käivad sinna raskema idukirjanduse juurde, mitte et oleks tingimata raskem lugeda, aga mida nagu nii-öelda muuseas taustaks ei kuula hästi. Kui palju teie seas on neid raamatu kuulajaid? Ikka on, aga mitte ainult. Mitte ainult, jah. Ei, ma arvan ka, et ei saa öelda ainult, see on ikka niisugune üks osa sellest, jah. Soome krimiga ma just hiljuti lugesin seda Max Seegi märgistatud, mis Pegasusel eelmine kuu ilmus. Et väga põnevalt oli kirjutatud, et see oli ka malemängu ümber käis väga palju seda
mõrvasid ja oli hea lugemine. kui rahvusvaheliselt mõõta seda Soome autorite lendu, kes tõesti lennavad praegu rahvusvaheliselt ka väga kõrgest maksteekad juksudest, kes on ikkagi vaieldamatult praegu number 1. ja me rääkisime 10-15 aastat tagasi Rootsi krimist, natuke Norra krimist, siis praegu on ikkagi Skandinaavia krimmi puhtalt soomlaste käes. no mitte ainult. Üle päeva tulevad elu uued kuskilt Rootsi või Norra või Taani pakkumised. Üks üle päeva. Nii et Põhjamaade krimmi õitseb ja õilitseb ja võiks võib-olla öelda veritseb. Sest verised on nad kõik ja no kui ma olin Londonis praegusel päeval, siis seal just esitati nagu Jan Espo uusi asju. Sest tal tuleb üks uus raamatusari, mis on üles ehitatud nii, et ilmub raamat, pool aastat hiljem tuleb juba telesari esimene hooaeg. Ilmub järgmine raamat, pool aastat hiljem ja on siis järgmine hooaeg. Ja seal näidati ka näiteks ühega ilmunud raamatu juba Veri lumel selle treilerit ja siis selle uued treilerid. Ja no igatahes jah, ma ütleks, et ekraan oli rohkem punane kui mingit muud värvi. Ja praegu juba Netflixis jookseb tegelikult tema esimene hooaeg siis tema Harry Hole'ist või Hall'ist, mis on siis tegelikult vereteemantiku põhjal tehtud, aga talle ei panda nagu ühe raamatu nime, sest arvata võib, et see läheb edasi teiste raamatute põhjal tehtud hooaegadega. Nii et Nesbø on kõrgvormis, kirjutab ja on ka väga edukalt teinud koostööd nüüd siis just nimelt ikkagi televisiooniga. Ja noh, ka tõesti on, et nüüd Lucy Foley tuleb välja esimene raamat, kus ta kirjutab edasi Miss Marple'i seiklusi. Mõrv Aldi hotellis on siis ilmub 22. septembril üle terve maailma. Ma olen seda lugenud juba, tunnistan üles ja see oli päris hea. Tähendab, muidugi on võib-olla vale öelda, et see on nüüd, tähendab, see ei ole Agatha Christie Miss Marple, see on jah Lucy Foley Miss Marple, aga raamatuna on ta hea, huvitav, väga huvitavate käikudega. Ja no jah, kui nad tahavad seda teha, siis tasku käia, sest nagu nii arendatakse peaaegu kõik edasi, mis on kunagi tehtud ja kui palju on Oostel andnud võimalust sealt edasi minna. Temast on ka tehtud näiteks detektiivi ja pandud koos zombidega tegutsema ja ma ei tea, mis kõik veel rääkimata siis jah. Isegi surm tuleb Penderlisse, on ka veel kirjutatud ja no ühesõnaga nii, et selle kõige taustal, kui on hästi kirjutatud Miss Marple'i järjel lugusid, mul ei olegi selle vastu midagi. Aga sa oled selle üks nendest 22. septembri raamatu ülitajatest. Just. Et tegelikult töö käib või? Töö käib muidugi. Ja noh, Londonis sa nägid ka sina juba selle kaane pilti. Ma nägin seda. Ja mis on tõesti muidugi ilus. Ei saa ikka. Jah. No mida oodata, ütleme väga tore on lugeda ju vanu häid sõpru ükskõik, kes on kirjutanud sugu. No eks seal see äratundmise asjaga venitaksegi, et ei väheta lahti lasta kunagi olnud asjadest, vaid neid venitatakse nii kaua kui võimalik. See on ju kõigest praegu, kui miski asi on väga edukas, siis nähakse suurt vaeva, et sellele kirjutada järg. Aina vähemaks jääb see, et tullakse välja mingi täiesti originaalse ideega, see on nii kinos kui ka teles igal pool, me näeme jäänutasid, järgesid. Minu meelest fantasis on asi täiesti lappama läinud, sest aina paksemad järjed ilmuvad kõigile kahjuks väga paljudel juhtudel ka aina lahjemad järjed. Aga ei saa maailmast välja ega maailma lahti lasta. Eks see kirjastamine hakkab ka ikkagi aina rohkem seda meelelahutustööstuse juurde minema ja meelelahutustööstuste reeglid järgi nad töötavad. Need on võib-olla ei anna seda esimest osa isegi kohe välja, vaid tegelevad seda teise ja kolmanda osa täiustamisega ja siis tulevad välja täiuslikult välja töötatud turundatava tootega, mis ei pruugi muidugi olla halb, eks ma sellepärast ei ütle, aga tegeletakse tootega. No jah, aga samal ajal ma loodan väga, et vähemalt Eestis ikka tegelikult on ka ja tuleb neid küllalt palju raamatuid, mitte tooteid. Olgu need tooted oma koha peal riiulil, aga rõõmustagem raamatute üle.
Eestis see kirjanduse kommertsialiseerumine võtab aega veel paarkümmend aastat. aga see tuleb kindlasti. aga kui keegi rohkem midagi öelda ei taha, siis suur tänu. aitäh! ja